Hei, tere tulemast minu YouTube'i kanalile, mina olen Kadri ja jagan teiega täna enda sees olevaid mõtteid otsemagamistoast. Nimelt vahest on nii, et kui inspiratsioon kikib sisse, siis tuleb kohe kaamera käima panna, sellepärast et 2 sekundi pärast võib olla see läinud ja teen mina siin parasjagu oma hommikujoogat ja tunnen, et jutt hakkab sees voolama ja ma lihtsalt pean kaamera käima panema, nii et ma nüüd ühendun uuesti selle jutuga. Ma võib-olla isegi hoian silmed kinni, sest et see on niisugune poolkanaldus minu kõrgema mina teadvusväljadest, et mul on sellele nagu lihtsam niimoodi häälestuda. Vaatame, võib-olla teen silmad lahti ka vahepeal, vahet ei ole. Ei ole oluline kokkuvõttes, info on oluline. Või siis, vähemalt ma arvan nii. Okei. Kas sa tead, miks sa ei ole teinud oma elus veel neid muutusi, mida sa võib-olla sisimas soovid? Miks sa ei ole vahetanud töökohta? Miks sa oled ikka veel sellel töökohal, mida sa oled juba pikalt käinud? Või selles samas suhtes, mis sind tegelikult enam absoluutselt mitte kuidagi ei toeta, ei inspireeri. Aga sa oled seal. Või miks sa ei reisi kuhugi, või miks sa ei vaheta kodu, või miks sa ei pane kaamerat käima ja ei filmi näiteks. Hästi lihtsal põhjusel, on ju. See lihtne põhjus on see, et sa kardad. Sa kardad läbikukkumist, kriitikat, koduvahetusel muutust, mida see muutus kõik endaga kaasa võib tuua, uus keskkond, kuidas ma seal kohanen, uued inimesed, ma jään üksi, äkki ma olengi elu lõpuni nüüd üksi, kui ma lähen suhtest lahku, äkki ma siis jään üksi. Ja see hirm, mis iganes liikumissuuna ees, on hirm. Hirm, mida sa ei pruugi alguses võib-olla isegi näha, sellepärast et sa leiad alguses sellist hästi loogilisi ja ratsionaalseid põhjuseid, miks mitte seda sammu teha. Seal on nagu mis iganes sisemine jutt, mis hoiab sind tagasi selle liikumise ees, kuhu sa tegelikult hinges soovid liikuda. Ja millised on need hingeliikumise suunad? Need on need suunad, kus sa tunned inspiratsiooni ja põnevust, excitementit. Või siis sellist selget jahhi. Sa näiteks, ma ei tea, mõtled mõne riigi peale, et see on nagu hullult ilus. Või et seal oleks nii vägev olla, aga sa isegi ei mõtle seda, et sina võiksid seal olla või sa isegi ei lase seda enda teadvus välja, et sina võiksid seal olla, see tundub sinu jaoks nagu liiga kauge, et ulatada või liiga ohtlik, et seda sammu teha. Okei. Ma usun, et te saate mu mõttest aru. Ühesõnaga, hirm on see, mis hoiab sind tagasi. Miks ma seda räägin? See niidikene või see, mis sind tõmbab siit südamesse, mis ütleb jah, mis tunneb excitementit, mille iganes suhtes. Ma ei tea, näed mingit ilusat maali, oi kui äge. Ja siis, aga sa isegi ei mõtle selle pealt, aga äkki mina olen ka võimeline seda tegema, vaid sa lihtsalt nagu tunned selle tunde korraks ära, aga paned enda reaalsuses selle kohe kinni. Samamoodi reisidega, suhtevahetusega näed mingit imelist ägedat paari, kes on omavahel nagu täielikus sünergias, nii äge. Ja ilmselgelt minu reaalsusesse see tulla ei saa, sest sest see ja see ja see ja see ja see, sest, on ju. No vot. Aga mis saab siis, kui
ma ütlen sulle, et me elame kõikide võimaluste maal. Jah. Ja kõik need põnevust, elevust, kantust tekitavad tunded, mis iganes suuna suhtes, on need tunded, mis tegelikult on sinu sisemine teejuht, kaart, mis ütleb sulle, kuhu suunas sa pead liikuma selleks, et käia oma kuldsel ajaliini teel ehk enda parimal võimalikul hingeteel. Ja selle teega kaasneb imeline reaalsuse kogemus. Jah. Meie süsteem siin planeedil Maa siiamaani on üles ehitatud sellisel viisil, et et ma kardakski, et me oleksime nagu hirmunud kassipojad, et me kardaks tohutult läbikukkumist, et me kardaksime muutusi, me kardaksime surma, kardaksime üksi jäämist. Need programmeeringud on tulnud läbi filmitööstuse, läbi koolisüsteemi, läbi eelneva ühiskonnatreeningute. Kõik see, mis meie minevikus on olnud, sõjad, kõik asjad, kõik see süsteem töötab konstantselt selleks, et süstida hirmu. Ja hirm hoiab sind tardumises, muutumatuna, mingil kujul näilises mugavustsoonis, aga ma ütlen, et mugavustsoonis ei ole mugav. Tegelikult ei ole. Ning sa ei lähegi oma sellele parimal võimalikul hingeteele, sest et kui sa sinna lähed, siis sinu võimekus või sinu potentsiaal ärgata üles ja näha, mis on päris ja mis siin tegelikult toimub, on väga suur potentsiaal, et nii juhtub, kui sa lähed oma mugavustsoonist välja ja lähed oma hirmust läbi ja lihtsalt teed need muutused. Ühesõnaga, on mis on, see on okei, et siin on olnud nii, kõik on okei. Me ei pea kedagi demoniseerima, kedagi materdama selle eest, mis meie minevikus on olnud. Aga meil on vaja saada teadlikuks ehk avada oma vaateväli selle suhtes, mis on võimalik mulle ja mida ma päriselt saangi ära teha, ära kogeda, ära näha ja kuidas ma päriselt saangi liikuda oma parimal võimalikul hingeteel. Minul on täna kõikidest nendest metsikutest võimalustest, kuidas sinna saab, on minu loomise teel, minu hingeteel on avardunud nägemised selle osas, kuidas meie DNA-d on tegelikult uksekesed või võtmekesed, kes kuidas teda näha tahab, erinevatesse teadustesse, erinevatesse eksistendistsi vormidesse. Sest et nimetame siis seda inimhübriid, see võib-olla ei meeldi kõigile see sõna, aga siiski inimene on kokku pandud üle 20 erineva kosmilise rassi DNA-st, mis tähendab seda, et sinul on võimalik läbi selle DNA ühenduse, mis sinu sees niikuinii eksisteerib. Kui sa selle sisse lülitad, on sul võimalik saada ühendust olemisvormidega, oma multidimensionaalsete aspektidega. Mis tähendab seda, et kui sinu DNA-s on sisse lülitatud näiteks, oletame, plejaadide see võtmekene, siis sinu eksistents saab ühenduda nende olemisviisiga, nende eksistentsi vormiga ja võtta enda süsteemi, nende, kuidas ma ütlen, nagu andeid või võimekusi, jah? Selles ulatuses, mis on maa peal võimalik. Aga kuna maa tõstab oma sagedust ja me tuleme sellest madalasageduslikust tihedusest välja, siis tänu sellele on näiteks plejaadid, kes nemad elavadki 5D, 5. tihenduse nagu füüsilistes kehades. Nemad on meile nagu võib-olla isegi kõige lähedasem viis, kuidas ennast nagu, või kelle moodi, tähendab siis kõige käega katsutavam rass või eksistents, kelle
kelle teadusega meil on lihtne ühinduda, sest et me oleme just seda sifti tegemas esiteks ja teiseks ka meie füüsilised kehad on väga suurel määral nende moodi ja toimivad nende moodi. Aga mitte päris, seal on päris suured vahed tegelikult. Aga ütleme, välimus ja nii mõnedki asjad toimuvad nende moodi. Kui ma võrdlen nagu teiste kosmiliste rassidega, võtame näiteks artuurlased või siirlased, siis nemad on juba nagu inimeste jaoks ikka täis ufod oma välimuselt on ja kehavõimekuselt. Aga plejaadid on vähemalt välimuselt inimese moodi ja nende toimimine füüsilises kehades toimub 5D-s ja 5D-d me just integreerime ka siia planeedile Maa. Ehk ühtsusteadvusesse liikumine toimub juba praegu, step by step, ükshaaval inimestel pannakse tulukesed põlema ja me saame selle võrguga ühendust, ühtsusteadvuse võrguga. Nii, miks ma seda räägin? On see, et ma tean, mina olen saanud läbi enda DNA, mida ma olen aktiveerinud, ühendust plejaadide olemisviisiga. Nemad elavad ühtsusteaduses ja täiesti hirmuvabas ühiskonnas. Nendel puuduvad madalasageduslikud manipulatsioonid, nagu need on meil siin planeedil Maa. Mis tähendab seda, et kui sina lülitad enda süsteemist sisse plejaadi DNA, siis läbi selle on sul võimalik käivitada endas olemisviis, et sa elad ühtsusteaduses või vähemalt liigud selle suunas step by step ja hirmuvabalt. See eksistentsi vorm ehk hirmuvaba elamine ja loomine, voos elamine, koostöös eksisteerimine, kõik see eksisteerib nende süsteemis. Ja meil on läbi oma selle DNA võtme või portaali või võta seda, kuidas tahad, võimalik endasse süsteem sisse lülitada. Jah, ma loodan, et ma seletasin piisavalt täpselt või arusaadavalt. Ehk isegi siis, kui sa täna oled veel nende hirmuvalitsuse programmide küüsis, mis on nagu täiesti okei, ka minul käivad need sisse välja aeg-ajalt, siis on meil võimalik liikuda sellest välja. Neid viise, kuidas sa seda teed, võib-olla tuhandeid, nagu ma ütlesin. Aga üks viis, mida mina praegu teile pakun, on plejaadide DNA aktiveerimine läbi ühe konkreetse kristalliühenduse, mis eksisteerib plejaadide tähesüsteemis planeedil Taigeta. Taigeta peakristall kannab nende ühiskonna või siis ka planeedi, nad on kõik ühisteadus, nad on planeediga koos, teadused on ühendatud, nad on nagu põimunud omavahel igatepidi seal, nii et see kristall kannab kogu nende eksistentsi informatsiooni, olemisviisi koode. Nii. Kui mulle tuli see läbi enda teejuhtida ja kõrgema teadvuse see teadmine, et mul on vaja ühendada selle kristalliga, kui ma selle ühenduse ära lõin, siis ma sain reaalajas kätte selle tunde, mis tunne on täiesti hirmuvabalt elada, nagu ilma igasuguse mureta, kõhkluseta, kahkluseta, ärevuseta, hirmuta, liikuda ja olla. Ja see oli niivõrd nauditav, tunne. Ja see taipamine, et mul on võimalik integreerida see olemine juba tänasesse ellu, siia ja praegu. See oli minu jaoks nii suur vau-efekt, nagu vaukoht ja ahaa-moment, mõtlesin nagu ma pean andma inimestele võimaluse seda kogeda, sest et see on meie kõigi jaoks võimalik, sest meie kõik anname plejaadide DNA-d, kas see on sul uinunud olekus või sisselülitatud olekus või pool sisselülitatud olekus, vahet ei ole. Ta käib ka sisse-välja vastavalt sellele, mis sagedusel sa parasjagu toimetad. Anyway. Ja ma tegin selle ära. Ma tegin selle eventi ära ja selle neljapäeval 13.03 kell 19.00 õhtul ma teen plejaadide DNA aktivatsiooni ja aitan teil ühineda või ühilduda siis selle Taigeta planeedi peakristalliga ja valguse keelega siis toon nii-öelda need, valguse keelega saab kanaldada alla
tahaks öelda energeetilisi zip-faile, ma toon läbi valguse keele aktivatsiooni selle alla ja see hakkab ennast lahti pakkima teie valguskehas, jah? Just, nii, ühesõnaga. Sa võid proovida seda ühendust ka ise luua. Võib-olla sul on juba võimekus seda teha, võib-olla sa juba oskad valguskeelt või siis piisab sul lihtsalt energeetilisest ühendusest, võid katsetada. Aga igal juhul, kui sa soovid seda kogeda läbi minu kanalduse, siis ma panen siia alla veel täpsema info selle kohta ja sa saad seda tunnetada, vaadata, kas see on sinu jaoks ja kui sa soovid, siis kirjuta mulle ärkvelteadvellooja@gmail.com ja ma saadan sulle lingi Zoomi jaoks või siis salvestuse, olenevalt sellest, kas sa saad seda vaadata otse või järgi. Vot nii. Anyway, mis ma tahan öelda, on see, et meil on täna võimalus liikuda sellisesse olemisviisi, kus me ei tunne enam hirmu, sest meil ei ole vaja tunda tegelikult hirmu, sest et me ise oleme enda reaalsuse loojad ja kõik, kes on meile hirmuvalitsuse kunagi peale pannud, on sellest väga teadlikud, et see nii on. Ja selleks on nad kustutanud meie mälu ja loonud meile illusiooni, et meil on vaja midagi karta. Aga tegelikult see nii ei ole. Ja see on meil vaja lihtsalt meelde tuletada ja üks viis selle tegemiseks on aktiveerida enda pliaadide DNA. Võt nii. Ma tänan tähelepanu eest, kui sa ikka siin oled ja sa said sellest videost midagi, siis pane like. Sharing is caring ning mis veel, subscribe või mis iganes kelluke, et järgmiste videodega kursis olla. Jah, ma olen väga tänulik, et mu videod on jõudnud nii paljude inimesteni ja et teie seas on nii palju neid, kes mulle kirjutavad, kommenteerivad, jagavad oma mõtteid ja nii edasi, nii et lahe on seda ärkavat kogukonda enda ümber näha. Aitäh, tšau-tšau!